oleme Team Go Steel ja me hakkame sellel hooajal jälle driftima. Mina olen Heiki Kross, kes veel ei ole mind näinud ja mind ei tea, siis mina olen siin tiimis olnud algusest peale, üks loojatest ja tänasel päeval minu roll siin tiimis on olla siis spotter, ehk teisisõnu see inimene, kes jälgib rada, jälgib teisi sõitjaid, annab meie sõitjatele informatsiooni, mis rajal toimub ja annab ka nõu, kuidas mingisugused raskused teinekord ületada, näiteks, sest et autost on üks perspektiiv, rajalist on teine perspektiiv. Ja kuna mina olen mõlemad need autod suht nullist üles ehitanud, siis mina olen ka siin tiimis peamehaanik ja minu ülesanne on ka vaadata, et need autod siis igatepidi tehniliselt töötaksid ja oleksid korras. Iga drifti hooaeg algab meil enam-vähem ühtemoodi. Kõigepealt me hakkame analüüsima, et mis meil eelmine aasta varesti läks, mis asjad nagu lagunesid ja mismoodi me tahaksime nagu edasi minna asjadega. Ja alati on suured plaanid, mis nõuavad palju finantsi ja on sellised nagu põhiplaanid, mis igal juhul võib ära teha. Ja ka sellel aastal me alustasime sellest, panime kõik need igasugused asjad kirja, mis meil juhtusid hooajal, alustades sellest, et autod pidevalt kuumenesid üle, näiteks Kristjani autol lendas sidur laiali ühel võistlusel ja üleüldiselt sellised vastupidavusprobleemid, millele me pöörasime nüüd väga palju tähelepanu ja siis sellel aastal võtsimegi nagu ühe suurema ehitusena ette õlijahutussüsteemi autodel. Mõlemale ehitame niisuguse võimsama ja loodame, et õlijahutusprobleemid kaovad sellega. Ja Kristjani autol paneme ka suurema radika ette. Talle paneme nüüd siis sarnase siduri komplekti, nagu on Jarmo autol. Esiteks, et ta enam alt ei veaks ja teiseks on see, et me ei pea enam keevitatud kaste kasutama, nagu me siiamaani kasutame. Welcome to the inner workings of my mind. Üks suurtest plaanidest tegelikult oleks olnud viia autod nagu võrdsemale tasandile sellel aastal. Me tegelikult tahtsime Kristjani autol uut mootorit peale panna. Kahjuks ei võimaldanud ja see erinevus siiski jääb meil alles, nii et Jarmo auto on endiselt võimsam, kellele see info midagi ütleb, siis tema auto võimsus on 630 hobujõudu ja umbes 800 Newtonit väänet mootorist. Ja Kristjani mootor on niisugune 525 hobujõudu ja kuskil 700 Newtonit väänet. Nii et Kristjani mootor on ikka natukene veel nõrgem, aga loodame, et nagu parandused vastupidavuses toovad siis stabiilsemaid tulemusi isegi, kui mootori jõud ei jõua järele. Vedrustuse koha pealt on autod tegelikult suhteliselt identsed, välja arvatud siis coiloverites. Mõlemal on Weissfäbi sillad all, nii ees kui taga. Ja Kristjani autol on PC koilid ja Jarmo autol on Feeli koilid. Ma ei taha kõlada nagu katkine plaat, aga sellel hooajal ma loodan, et me võtame Eesti meistrivõistluse nagu esimesed 2 kohta, sest et me oleme juba 8 aastat sõitnud drifti ja nüüd oleks ju viimane aeg tegelikult see asi nagu ära vormistada, et siin paar aastat oleme üsna lähedal olnud selle asjale, aga igast erinevad hädad on kimbutanud, et õnneks me see aasta autosid väga palju ei muuda ja ma arvan, et tulemused on head see aasta.